Tere tulemast! Täna võtame ette ühe sõna, millest räägitakse pidevalt, aga mis tähendab igaühe jaoks midagi täiesti erinevat – globaliseerumine. See on justkui laetud püss, aga meie proovime täna, tuginedes Richard Wolfi analüüsile, sellelt sõnalt maski eest tõmmata ja vaadata, mis selle taga tegelikult toimub. Okei, lähme siis otsa asja juurde. Mis asi see globaliseerumine siis õigupoolest on? No, küsige 10 inimese käest ja saate ilmselt 10 erinevat vastust. Mõne jaoks on see soe ja kutsuv idee, teiste jaoks aga midagi palju kurjakuulutavamat. Sellest sõnast on saanud omamoodi ideoloogiline lahinguväri. Ja siin ongi need 2 vastandlikku leeri. Ühel pool on see ilus pilt globaliseerumisest kui sulatusahjust. Teate küll, ideed, eri kultuurid saavad kokku, segunevad ja loovad midagi uut ja paremat. See on lugu progressist ja avatusest. Ja siis on see teine pool. Palju süngem pilt globalistide vandenõust, kus mingi salajane eliit üritab hävitada rahvusriike ja kehtestada oma võimu. Kuidas on üldse võimalik, et üks ja sama mõiste võib kanda nii totaalselt vastandlikke tähendusi? Noh, et sellest aru saada, peame ajas natuke tagasi kerima. Allikas väidab, et tegelik lugu ei alanud mitte ilusate loosungitega, vaid hoopis karmi majandusliku reaalsusega 70-ndatel. See oli see kümnend, mis keeras kõik pea peale. Kujutage ette aega pärast teist maailmasõda Ameerikas. Majandus otses. Töötajad ja ametiühingud olid tugevad ja võitlesid endale järjest paremaid palku ja tingimusi välja. Ja välismaalt. Sealt suurt konkurentsi polnud. Ameerika töölise jaoks oli see suurepärane aeg, aga firmade jaoks tähendas see pidevalt kasvavaid kulusid, mis hakkasid kasumit näpistama. Pinge oli ohus. Ja siis saabusidki 70-ndad ja kõik muutus justkui üleöö. Sõjast taastunud Saksamaa ja Jaapan tulid turule odavamate ja tihti ka paremate toodetega. Samal ajal tegi tehnoloogia hiiglaslikke hüppeid. Reaktiivlennukid ja interneti eelkäijad tegid äkitselt võimalikuks juhtida tehast teisel pool maakera, justkui see oleks naabertänamas. Ameerika ettevõtted olid seega fakti ees. Kas kaotada turg või leida viis, kuidas oma kõige suuremast kulust, kallist töölisest lahti saada. Ja muidugi nad leidsid lahenduse. Või õigemini 3 lahendust. Allikas nimetab seda korporatsioonide 3 osaliseks strateegiaks. Need olidki kapitali 3 põgenemisteed. Ja see strateegia oli ausalt öeldes geniaalne ja samas täiesti halastamatu. Esimene samm – automatiseeri. Kui inimene on liiga kallis, asendada masinaga. Lihtne. Teine, ja see on kõige olulisem samm, vii tootmine välismaale. Liks maksta Ameerika töölisele suurt palka, kui sa saad Hiinas või Indias sama töö tehtud murdosa eest. Ja kolmandaks, nende tööde jaoks, mida ei saanud kolida, näiteks teenindus või põllumajandus, toodi sisse odavamat tööjõudu immigrantide näol. Ja siin on ülioluline asi, millest aru saada. Allikas väidab, et selle kõige taga polnud mingit suurt ideoloogiat. See polnud katse ehitada mingit multikultuurset paradiisi. See oli puhas, külm ja kaine ärikalkulatsioon. Eesmärk number 1, 2 ja 3 oli kasumi maksimeerimine. Punkt. Nüüd, kujutage ette. Sa ei saa lihtsalt minna ja öelda miljonitele inimestele, et vabandust, me viime teie tehase ja töökohad nüüd Hiinasse. See ei ole kuigi populaarne sõnum. Ettevõtted vajasid midagi muud. Nad vajasid head lugu, positiivset narratiivi. Nad vajasid maski. Ja see lugu saagi nimeks globaliseerumine. Ja see oli ilus lugu. Meile räägiti, et me muutume efektiivsemaks, avame end maailmale, võtame omaks erinevad kultuurid, meile lubati, et see ehitab ülemaailmset silda ja mis kõige tähtsam, teile, tarbijatele, lubati, et tänu sellele saate poest odavamaid asju. Lõppkokkuvõttes pidi võitma absoluutselt kõik. See kõlas ju suurepäraselt. Aga see ilus lugu oli täpselt see, ainult lugu. Nagu Richard Wolf ütleb, see oli vaid pealispind, õhkune kihtvineeri. Ja selle läikiva pinna all oli midagi palju karmimat. Seal oli nende miljonite inimeste tegelikkus, kelle elud see strateegia pea peale keeras. Ja siin on see inimlik hind numbrites. Miljonid töökohad haitusid. Terved hinnad, mis olid aastakümneid elanud ühe suure tehase rütmis, muutusid tontilossideks. Kui töökohad kadusid, kukkusid ka kinnisvara hinnad, mis pühkis minema tervete perede säästud. Ja kui tuleviku lootus kaob, siis otsitakse lohutust ja paljud leidsid seal opioididest, mis vallandas täiesti laastva kriisi. Allikas rõhutab siin üht väga spetsiifilist punkti. See löök tapas eriti valusalt üht kindlat gruppi, kristlastest valgeid mehi. Ja miks? Sest just nemad olid selle vana, kõrgepalkalise tööstusmajanduse suurimad kasusaajad. Ja nüüd olid just nemad need, kes kaotasid kõik.
ja see tekitas aastakümneteks tohutut kibestumust ja viha, mis lihtsalt podises pinnase all. Ja see viibki meid otse tänapäeva, sest see kibestumus pidi ju kuskile minema ja lõpuks leidiski see endale poliitilise väljundi. Aga siin ongi see kõige provokatiivsem väide. Kuigi retoorika on muutunud täielikult, on mängu tuum jäänud samaks. Lihtsalt vana mask visati minema ja asemele võeti uus. Vaatame korraks seda võrdlust. Vana globaliseerumise mask rääkis ilusat juttu ühtsusest ja odavatest kaupadest, aga tegelik eesmärk oli viia töökohad sinna, kus on odavam. Uus natsionalismi mask, loosungiga Ameerika ennekõike, räägib töökohtade tagasitoomisest, aga allikas väidab, et tegelik eesmärk on ikka seesama vana hea kasu. Mõlemal juhul on meil ilus lugu, mis varjab palju lihtsamat majanduslikku kalkulatsiooni. Ja kuidas see uus mäng siis käib? Üks peamisi tööriistu on subsiidiumid. Põhimõtteliselt tähendab see, et valitsus annab maksumaksjate raha neile samadele firmadele, kes kunagi töökohad minema viisid, et nad nüüd tagasi tuleksid. Päris irooniline, eks ole? Ja siit tulebki see kõige suurem konks. Isegi kui need tehased tagasi tuuakse, ei tähenda see, et töökohad tagasi tulevad. Vähemalt mitte inimeste jaoks. Sest need uued subsideeritud tehased on viimse detailini automatiseeritud, töö teevad ära robotid. Nii et lõpptulemusena saavad korporatsioonid topeltvõidu, nii maksumaksja raha subsidiumitena kui ka madalad tööjõukulud tänu robotitele. Ja see jätab meid siia ühe päris ebamugava küsimuseta. Kui nii globaliseerumine kui ka selle vastand Ameerika ennekõike on mõlemad liitlart erinevad maskid, mis varjavad ühtesi ja samu majandushuve, siis mis on üldse tegelik lugu? Ja kas meil on üldse võimalik valida midagi enamat kui lihtsalt järgmist maski? See on küsimus, millele tasub mõelda. Aitäh teile!